ägedas kohas töötades ei ole ükski esmaspäev sinine. See tähendab aga seda, et on loodud lahe ettevõtte kultuur, kuhu töötaja tahab tulla ja kus ta veedab oma päevad sära silmis. Täna räägime ettevõtte kultuurist ja laheda töökeskkonna loomisest Skoro värbaja Stiina Pentjärvega. Stiina, milline peaks olema üks lahe kontor tänapäeva maailmas? Lahe kontor. Tänapäeval on ju kõik võimalused avatud. Aga ma arvan, et meie Skoros oleme väga uhked enda sellise mõnusalt hubase, aga samas mugava ja ägeda kesklinna kontori üle. Et seal on võimalik töötada nii üksinda, seal on võimalik töötada suures ruumis koos teiste inimestega, seal on võimalik olla massaažitoolis, seal on võimalik köögilaua taga inimestega jutustada, terrassi peal istuda, et kõik võimalikud erinevad variandid on loodud. Kas sellises töökeskkonnas, kus on väga tore ja mõnus olla, ununeb äkki hoopis töö tegemine ära? Ma ei usu. Minuga seda pole veel juhtunud. Et õnneks meil on hästi paindlik tööaeg ja kõik inimesed saavad ise valida täpselt seda, et milline tööviis ja töökoht neile kõige paremini sobib. Et kas nad soovivad töötada kodukontorist, soovivad töötada meie kontorist või suvilast, et kõik võimalused on neile avatud. Mida teeb aga Skoro tiim või sinu värbamis- ja värbaja karjääri jooksul ka teistes ettevõtetes, mida teevad tiimid niisama koos, et oleks hea töökeskkond ja töökultuur ka pikemas plaanis? See on väga hea küsimus, sest et meil just eile enda tiimiga oli tiimi event ja meil oli see näiteks niimoodi, et me pool päeva tegime koos brainstormingut, mõtlesime asjad üle, mida saaks võib-olla meie töös natuke parandada ja seejärel me sõime pitsat, läksime jõe peale vesijalgrataste ja paadiga sõitma ja lõpetasime õhtu meie tiimijuhi juures aias grillides. Et selliseid üritusi meeldib meile väga teha ja ma tean, et ka teised tiimid ikkagi vähemalt kord paari kuu jooksul võtavad midagi sellist toredat ette. Ja muidugi on olemas ka veel suvepäevad, talvepäevad, mis startupide puhul on omandanud lausa legendaarse nii-öelda väärtuse või kogemuse. Ja Skoros kindlasti üritused on väga tähtsad töö osa. Et meil 2 korda aastas on sellised suuremad tiiviüritused, kus me lennutame siis üle maailma kogu Skoro tiimi Tallinnasse kokku. Me nädal aega töötame koos Tallinna kontorist ja nädala lõpus on meil siis kas uusaastapidu või siis suvepäevad. Et väga meeleolukas aeg on see igal juhul ja hästi tore on näha ka näost näkku enda näiteks Ameerika või Londoni kolleege. Millistele väärtustele põhineb näiteks Skoro tiimi ja ettevõtte kultuur? Mainisid juba vastutust? Võib-olla taustainfoks nii palju, et oma töötajaid me kutsume skooreriteks. Ja skoorer definitsiooni poolest tähendab sellist lõputult uudishimulikku ja produktiivset olendit, kes on üldtuntud enda armastuse poolest tarkvara, edu ja kõige selle vastu. Ja siit nüüd mõttelt edasi minnes, siis tegelikult Skoros ei ole kivisse raiutud selliseid grandioosseid väärtuseid, aga meil on võib-olla 3 sellist peamist põhimõtet, mille järgi me elame. Esimene nendest on struktuursus, mis käib paratamatult Skoroga igal pool kaasas. See on meie selline märksõna, et kuna me ka ise oleme igapäevased Skoro kui toote kasutajad, siis see teeb meie töö väga läbipaistvaks ja struktureerituks. Teine asi, mis ma tooksin välja, on usaldus, et me tõesti usaldame enda inimesi ja usaldame seda, et nad valivad need kõige õigemad kellaajad ja kohad töötamiseks. Ja 3. on võib-olla selline pühendumus ja entusiastlikkus, et katsetada, proovida uusi lähenemisi. Tõesti, kui ei tule välja, proovida uuesti, aga selline mitte jääda kinni vanasse, vaid kogu aeg katsetada ja proovida. Et ma arvan, et see on kõige olulisem Skoro puhul välja tuua. Kuidas luua igast ettevõtte töötajast selle brändi saadik? See on pikk töö, ma arvan, aga ma arvan, et see võti siinkohal võiks olla see, et inimesed ise peavad uskuma tootesse ja neil peab olema see
see tiimi ja kuuluvustunne. Ja kui need kaks asja on olemas, siis tegelikult see tekibki iseenesest juba. Et ma arvan, et nii me saamegi endale veelgi paremaid uusi kandidaate, sest et see sõna levib, sest et see meie kuvand peegeldub väljapoole. Ma olen kuulnud, et Skoro on legendaarne veel lisaks väga toredale, tuleb välja ettevõtte kultuurile ka sellepärast, et olete väga-väga loomalembesed. Jah. Kes on teie nii-öelda vapiloomad ja just miks? Tegelikult Skoros on nii, et meil kõik töötajad võivad enda koeri kaasa võtta, mitte ainult koeri, muidugi võib ka kasse või mis iganes lemmikloomi kaasa võtta, aga meil on üks reegel ja see reegel on see, et meil on korraga ainult üks koer või üks lemmikloom siis kaasas. Ja see on selle jaoks, et meil käib väga palju kliente ja kandidaate kontoris ja kunagi ei tea, kas keegi võib karta koeri, kui neid on näiteks 5 tükki või kuidas koerad omavahel läbi saavad. Ehk et muidugi meie kõige sellisem kuulsam koer on Bri. Bri on endine teraapiakoer ja tema on tõesti selline, et kui tema on kontoris, siis valitseb meeletu rahu ja rõõm ja õnn, et tema on meil tõesti võib-olla selline nii-öelda vapikoer, aga meil on ka väga palju teisi koeri. Seda on tore kuulda. Nii et heas ettevõttes loeb väga hästi see, millised inimesed seal töötavad, aga näiteks ka see, millised toredad loomad käivad seal igapäevaselt kaasas. Mõnusat värbamist kõigile ja kohtume! Ole kursis töömaailma teemadega. Kliki telli või subscribe ja näe kõige uuemaid videoid esimesena.